no loed seal pühakute ekstaasist, et kuidas nad nutavad ja naeravad ja kuidas see kaks elurööbast kõikidel on, eks pühakutel ka, et see rõõm ja lapsemeelsus ja ekstaatiline tants ja laul ja siis kurbus ja kaastunne ja tunne, et Jumal on nii kaugel, igatsus, eks ju. Ja ega me võime siin filosofeerida, et Jumal on, eks ju, Aishvarja aspekt, eks ju, ta on nagu hästi võimas või emake loodus või universum ja käsitlematu ja meie mõistus on piiratud ja meeled piiratud, et me ei suuda kunagi lõpuni mõista või neid nüansse mõista, kuidas see süsteem siin toimib ja kes seal taga on. Aga ometi tänu pühakutele ja pühakirjadele, tänu Jumala enda armulikkusele, ta seletab nagu põhiprintsiipe meile. Ja me võime läbi praktika, läbi askeeside, läbi tarkuste teed sillutada nagu iseenda juurde ja puhta armastuse Jumala juurde. Need on vajalikud nagu abivahendid kõik, head eeskujud ja pühamehed ja palve ja templid ja jumalused ja pühakirjad ja püha nimi ja palju selliseid imelisi aspekte, pühad paigad ja pühitseda toitu ja hea suhtlus ja head loengud, vaimsed õpetajad. Aga ega seda murrangut nagu või ma ei tea, murrangut või sellist tõelist sügavust ja kõrgust, just ma mõtlen spontaansuses, ennem ei tule taha, kui me nagu vaimustume sellest isiksusest, sellest algsest absoluutsest Jumalast. Siis minu liikumise puhul siis Sri Krishnast või siis mõnest teisest kehastusest, kui ma olen ennast laiendanud, kus ta samamoodi oma imelisi omadusi avaldub. Ja kui me loeme temast, näiteks Krishnast, kuidas ta käitub erinevates olukordades, missugune on tema see sügav motivatsioon, kuidas ta tõeliselt armastab kõiki ja kõikide juures on ja kuidas ta annab võimalusi jälle andestab ja tolereerib, siis see on šokeeriv. Mida rohkem sa õpid teda tundma, seda rohkem sa mõistad, et see on isiksus, kelle peale tasub panustada, uskuda ja lõpuks ka usk transformeerida armastuseks. Saad aru, et me kõik oleme tema osaks, et keegi ei ole halb ega hea ja kuidas tema suhtubki sellise meeleoluga, sellise tingimusteta armastuse meeleoluga kõigesse, mis ei tähenda, et tal ei ole seda poolt ka, et nagu prääniku pool ka, aga siis on piitsa pool ka nagu kuu ja päikseenergia, mõlemat energiat on vaja, natuke rangust, distsipliini, natuke õpetamist, raputamist. Kui me läheme liiga teelt ära, võime nimetada seda karmaks või saatuseks või materiaalse maailma energia, mis viib meid tupikusse, kuidas me teda nimetame. Aga seal taga on selline imeline, algne, ilma kadetuseta, hästi lähedane elusolend, kellel on shakti ja jõud. Siin nagu isiklikult, ta on nagu nii isiklikult kohal, eks ju, isiklikult olla armastuslikus suhtes igavesti. Et see on nagu ilusa muinasjutu rõõmus lõpp.